Tere minu kallid metodistid, kallid kaaskristlased üle terve Eestimaa. Meil on jälle üks imeline aeg käes, kui meid on väljastpoolt surutud, aga seest meid keegi kinni suruda ei saa. Ja mul on hea meel sellel kriisi ajal maailmas öelda teile, et mina olen väga innustatud ja mul on väga hea meel, et kirik täna läheb läbi katsumuste, kus meie usk pannakse proovile ja meie alla ei anna. Ma tänan väga meie kiriku superintendenti, kes on selle nädala jälle välja valinud suure paastu ajal eriliseks nädalaks, kus me saame siis lugeda ühel meelel koos Jumala sõna, mida apostel Paulus on meie armastatud Jumala mõjul kirja pannud filiplastele ja ka meile kõigile eestimaalastele siin. Ja see sõnum on väga võimas ja tugev ja minule on antud siis tänaseks päevaks 10. märtsiks selline üleskutse peatada ühel hetkel, mis on kirja pandud siis 6. salmis 4. peatükis Filippi kirjas. Ja ma võtaksin selle salmi, loeksin ette kogu salmi, aga rõhku ma panen siis täiesti viimasele lausele siin või selle salmi lõpule. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saage kõiges Jumalale teatavaks. Tänu ütlemistega, palumises ja anumises. Aamen. See on midagi ilusat ja võimsat, kallid sõbrad. Jumal õpetab meid, et me oleksime palumises ja anumises pidevalt ja isegi rohkem ma ütlen teile, et me oleme igal tööpäeval kell 7 siin kirikus palves ja iga päev täname Jumalat selle eest, et ta kaitseb meid, et ta varjab meid. Et sellel kriisi ajal me selles riigis, kus me oleme elanud ja elame, saame olla maa soolaks ja maailma valguseks. Ja meid täna oodatakse rohkem, kui me võib-olla suudame isegi teha. Aga küll oleks hea meel, kui me oma palvetele lisaks omaksime armulauda, kust me kindlasti saame tuge ja õnnistust Jumala käest meie igapäevaseks eluks. Ja mida rohkem me täname Jumalat, seda rohkem me saame ka kinnitust selles, et me tahaks midagi head ära teha. Ja mina täna kutsun üles igat ühte meist tegema midagi tõesti head ära. Võtke ühendust oma linnavalitsustega, sotsiaalsfääri töötajatega, olge valmis jagama kuskil maske, minema võib-olla haiglasse isegi toetama inimesi, tegema rohkem midagi tänases olukorras Eestimaal. Et kirik ei jääks kõrvale, vaid et kirik oleks kogu selle haiguse vastases rindes tugevad ja võimsad tegema midagi head ära. Kui meie Jumal andis parima palve reglamendi Matteuse evangeeliumis mäejutluses, siis seal on öeldud sellised sõnad. Ja ära saada meid kiusatusse, see on Mattuse 6:13. Vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi, au, igavesti. Kõik on Jumala päralt. Kallid kaaskristlased, meil ei ole vaja tunda hirmu, meil ei ole vaja peitu pugeda, me oleme Jumala kätes, sest kõik on tema kätes. Ja meie elu ja meie tervis ja meie teenimine on tema kätes. Oleme julged, tema päralt on kõik ja tema käes me oleme ja tema nimel me kõiki teeme, mis ta meile annab teha. Täidame tema tahet ja oleme õnnistatud, kallid sõbrad. Võtame hetke aega ja palvetame ja palume tänus, nii nagu meile on tänases sõnas öelnud, et me võiksime neid sõnu järgida, kus on öeldud, vaid teie vajadused saagem kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemistega, palumises ja anumises. Kallis Jumal, me täname sind kogu oma südamega, et me oleme rõõmsad, nii nagu ka selles samas 4. peatükis on öeldud, olge rõõmsad Issandas. Taas ma ütlen teile, olge rõõmsad. Ja miski ei ole meie eludes muutunud, me oleme ikka Kristuses, me oleme ikka tugevad, me oleme ikka õnnistatud ja me täname Jumalat ja me täname Issand sind selle eest, et sa oled meie eludes, et sa oled meile andnud selle rõõmu olla sinu lastega ühel meelel, palves, leiva murdmises, sinu kannatuste mälestamises, teenimises ja me usume, Issand, et sina annad meie kirikule oma kaitse, sinu verekaitse igapäevases elus, et me oleme alati lootes sinu peale õppinud usaldama sind ja ainult sind.
õnnista meie kiriku juhtkonda, kiriku valitsust, õnnista meie pastorid ja töötegijaid, õnnista kõiki neid, kes täna on sinu päralt teenimas kogu riigis üle terve Eestimaa ja anna meile tõesti olla valguseks ja soolaks maailmale, et paljud saaksid kinnitust ja leiaksid tee Jumala juurde ja kirikutesse. Amen. Ma tahan teile öelda, kallid sõbrad, et vahest on minu käest küsitud, no kuidas see koroonaviirus on teie peale mõjunud? Kas on nüüd keegi usust ära kadunud või kirikust ära kadunud? Ma räägin, ei, miks see peaks juhtuma? Me oleme ju Jumalasse usklikud inimesed. Vastupidi, nendes kiusatustes me saame kinnitust oma usule. Me oleme optimistid ja me oleme alati võitja poole peal. Amen. Olge väga õnnistatud Jumalas.